tere tulemast Musta kassi taro lugemisse jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 10. kuni 16. august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin karikate 7-ga. Karikate 7 on valikute paljusus. Teil on siis palju valikuid, mis tõotavad suurt raha, stabiilset sissetulekut. Selle valikute paljususega on nii, et kõik ei ole sellest reaalsed, nad ei ole teostatavad või vähemalt mitte nii, et nad selle raha, mida lubatakse, teile ka toovad. Et need valikud tuleks hoolega läbi vaadata ja kaaluda. Tuleks lüüa kokku plussid ja miinused, mõelda seda, et kui palju mul selleks on vaja midagi teha, et see tööle hakkaks. Näiteks on seal mitu erinevat valikut on laual, siis tulekski vaadata, et kui palju ma sellesse pean investeerima, oma raha, oma aega, oma energiat ja millal see hakkab lõpuks tagasi teenima, millal see raha hakkab tulema. Et vot siin on nüüd see mõttekoht, et kõik nendest valikutest ilmselgelt ei sobi. Ja siis tuleks välja selekteerida need, mis nagu tõeliselt toimivad ja mis teile selle sissetulekuga siis garanteerivad. Edasi tuleb siit karikate 4. Karikate 4 on selline ootamine, tüdimus. No muidugi, kui on palju valikuid, aga miski asi ikkagi seal veel takistab, et ei saa kohe peale hakata, siis tekibki see tüdimus. Et peab nii palju ootama, tahaks tegutseda, aga ei saa. Mingi takistus on ees. Edasi tuleb siin poodu. Poodu kaart räägib seda, et tuleb vaadata asjadele teise pilguga, teise nurga alt. Poodu kaart võib tähendada ka eluüllatust selles mõttes, et plaani muutust. Teil on plaanid paigas, aga siis kas telefonikõne või mis iganes muudab teie plaane. Aga see ei ole ebameeldiv üllatus, see on meeldiv üllatus, see on selline värske õhk, nagu korraks midagi teistmoodi, rutiinist välja astumine. Ta on meeldiv ja ta nagu üllatab meeldivalt, paneb naeratama. Et mingi selline asi võib juhtuda kas sellel nädalal või lähitulevikus. Muidugi siis ka nendele pakkumistele natuke teise nurga alt vaadata. Edasi tuleb müntide 7. Müntide 7 kaart ütleb nii, et lõikad seda, mida külvasid. Kui teie olete pannud seemned mulda, kastnud, hoolitsenud, siis nüüd on aeg saagi korjata. Et ja seda, mis te olete juba teinud, see peaks läbi saama, selle saagi se saate nagu kokku korjata. Ta tuli selle müntide 10 alla, siis võib-olla ongi sealt ka mingi raha saada. Selleks, et uute asjadega, nende pakkumisi kaaluda ja uute asjadega alustada. Peab ju olema kapital. Ja kui te olete targalt investeerinud, siis on teil nüüd kapital selleks, et uue asjaga algust teha. Olete need läbi mõelnud, need pakkumised, mis teil laual on. Edasi tuleb siit karikate baas. Karikate baas tulebki uute uudistega. Karikate baas tuleb uute uudistega. Võib-olla toobki need pakkumised, mis siin juba esimese kaardiga lauale tulid. Ja viimane kaart on teil siin sauvade 8. No see on kõige kiirem kaart taro kaardipakis. See tähendab seda, et asjad tegelikult, olenemata teie tüdimusest, hakkavad väga kiiresti liikuma. Et kui te nüüd olete ära kaalunud kõik need variandid, mis teil laual on, ja olete otsustanud ja välja valinud selle, millega tegelema hakata, siis hakkavadki asjad kiirelt liikuma, et pole siin enam tüdimusest jälgegi. Vaid asjad lähevad käima ja hakkavadki siis teile seda loodetud tulu teenima. Vähemalt niimoodi näen mina siin kaartide peal praegu, sellel ajahetkel.
Universum muutub meie ümber, me ise muutume ja maailm muutub. Et väga palju asju edasi lükata, kui te tunnete, et see tunne on õige ja tuleks tegema hakata, siis väga palju edasi lükata asju elus ka ma ei soovita. Kunagi ei tea. Mõne ideega on niimoodi, et ta elab oma aja ära. Kui kohe ei alusta, siis pärast ei ole sellel enam mõtet. Nii et kaaluge hoolega, mis pakkumised teil on ja valige sealt välja endale sobivad ja alustage sellega. No võib-olla kohe mitte sellel nädalal veel, aga kindlasti siis, kui meil on uus kuu loomine üsna varsti, et siis tähendab seda, et kuu hakkab kasvama ja siis on aeg seemneid hakata, uusi seemneid mulda panema. Vabandust, aga selline lugemine tuli teile selleks nädalaks, armsad jäärad. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.